Tutvustan teile Makiblock robotit. Makibloki puhul on tegelikult see huvitav, et Makibloki tootjad ise on pannud, et see on +14, aga mina olen oma lastega kasutanud ka, kui nad on olnud 4-aastased. Ehk tegelikult see robot sobib väga edukalt kasutamiseks ka väiksematel lastel. Miks on siin karbi peal +14? On see, et kui sa saad selle karbi, siis see robot on sul vaja ise juhendi järgi kokku panna. Et ilmselt seetõttu ongi see pigem eelistatud vanemaealistele, aga kui me aitame väiksematel lastel ise selle roboti kokku panna, siis roboti enda sõidufunktsioonid on kindlasti juba eakohased ka väiksematele lastele. Robot on programmeeritav erinevate rakenduste abil. Minul on selleks kasutuses selline rakendus nagu Makiblock, mis sobib ideaalselt kasutamiseks ka juba väiksematele lastele. Rakenduse avades on mul siin võimalik erinevate mängudega seda robotit liigutada, kuid selleks, et ma saaksin seda robotit liigutada, kõigepealt pean roboti sisse panema. Selleks on mul siin nupp. Nii, ja näemegi, et robot ärkas ellu. Nii, ja rakenduses pakub mulle võimalust, et ühenda robotiga vasakust nurgast. Nii, nüüd mul. Ja robot juba tundis, et kõik on hästi, ta on minuga ühendatud. Nii, siin on eriti meeldib mulle see rakendus sellepärast, et siin on eestikeelsed seletused. Näiteks mul on erinevad mänguvõimalused. Ma saan sõita taga, liigutades teda edasi-tagasi, paremale vasakule ja laps saab sellega õppida erinevaid suunataju mõisteid, liikuda, orienteeruda taga ruumis ja kõike muud. Veel, mis on hästi tänuväärne asi, on see, et mul on võimalik roboti ees muuta tema väikeseid tulukesi. Ja miks see on hea? See on hea sellepärast, et näiteks keeleõppes meie oleme lastega õppinud tähti läbi selle, erinevaid sõnu lühemaid saab siia kirjutada ja tegelikult on võimalus, näiteks võtan uue selle, on õppida võimalik ka erinevaid kujundeid. Miks mitte? Loon lastele siia ruudu ja siis kordame üksteisega kordamööda, millise kujundiga võiks olla tegu. Ja laps ütleb ruut väga hästi. Samamoodi näiteks, nagu mul oli siin E-täht, järgmisena näiteks kirjutan siia tähe kõrvale, ja saamegi kokku sõna ema. Ehk siis on lastel väga lihtsalt ja mugavalt võimalik läbi mänguliste tegevuste õppida erinevaid tähti, erinevaid numbreid, erinevaid lihtsamaid emotsioone. Näiteks panen robotile silmad ja robotile ilmuvad siia ette silmad. Lisaks täheõppele on rakenduses olemas ka veel spetsiaalsed enda programmeeritud tegevused. Näiteks ma saan roboti panna keerlema. Siis on mul veel võimalik robotil heli väljustada. Nii, see on selle mängu võimalused, aga lisaks sellele on tegelikult väga äge asi ka see, et see rakendus pakub võimalust robotiga teha erinevaid helisid. Et siin on niisugune väikene klaviatuur ja klahve vajutades on lapsel võimalik luua erinevaid meloodiaid. Et lisaks sellele, et laps saab ise luua, on siin tegelikult ka olemas juba ette jälle programmeeritud koodid. Ehk siis on võimalik Makiblockiga luua ka muusikat. Ja tegelikult, kui seda rakendust katsetada, siis on võimalik teda liikuma panna ka hääljuhtimisele, näiteks dance ja kõike muud. Ehk siis Makiblock on kindlasti juba väiksematele lastele eakohane, nii et kindlasti katsetage, väga mitmekülgne robot ja isegi kui seal on +14, siis soovitan kasutada juba väiksemate lastega.